Bunkai is a sound sculpture. It's a participative sound sculpture. There are acoustic spaces you can go in and explore sound via space and frequency. Arhitekti käest saadud jooniste järgi saime teada lõpptulemuse soovi, aga et seda betooni valada, tuli meil koostada nii 3D-mudeleid kui ka teha rohkelt arvutusi ja mõõtmisi, et välja lõigata kõik kaared, vineerilõigud ja ukseavad. Ja Jaapanisse kohale jõudes oli meil ette valmistatud pinnase alus, mille peale siis hakkasime ehitama armatuurpõhja ja valama vundamentplaati. Kui vundamendiplaat valatud, saime kätte Eestist kaasa võetud materjalid konteineris ning alustasime nende siin kokkupanekut. Seinaraketise osad on väga paljus osas varem ette valmistatud ja siin jäi üle ainult nende kokkupanemine. Lisaks sellele erakordsele võimalusele, et me saame Jaapanis ka betooni valada, avanes ka meil suurepärane võimalus koos kohaliku kogukonnaga riisi istutada. Ja riis pidi olema täitsa äärega tasa. Eestlastele omaselt me võtsime kätte ja tegime suure urraaga ära. Vesi voolas, olime põlvini mudas. Ja hea mõnus soe vesi. Lahe, väga lahe. Enneolematu kogemus. See on külaarst, on aednik ja külaarst ka. Keegi haigeks jääb, ravib terveks. Mõeldaga tema siis tegi meile selle skeemi, mismoodi tegelikult riis istud, keegi ei teadnud, mismoodi riis maha käib. Tegi raamid, tegi joonised. Ettevalmistus oli korralik. Tema on tõeline Jaapani maa sool. Projekti autorile oli väga oluline, mis mustri see vineer annab ja kuhu me teeme täpselt need tõmbiaugud. Kui raketis paigas, siis jaapanlaste poolt tarnitud armatuuriga sai armeerida ära kõik seinad. On pandud üks kiht armatuuri nii seintesse kui lakke, mille järel oli võimalik paigaldada ka välimise kihi raketis, mida siis ka siinpool näha on, koos nende ribidega ning kogu seda raketist jäigana hoidvate siis metalltaladega ja madalamatel tünnidel siis ka betoonrussidel. Projekti teeb eriliseks ka avade rohkus, ehk siis igas tünnis, mida kokku on 10, on 4 ava. 2 tükki on, mis võimaldavad libikäesu väljast sisse ja vastupidi ning kõik tünnid on ka omavahel ühendatud. Et selle kaudu saavad liikuda inimesed, aga selle skulptuuri puhul siis ka saab liikuda heli. Japan. Here. Estonia here. 9,000 kilometers. それで、エストニアはここにあります。Lane aias, mis nimi, lemmik tema nimi. 皆さん今日はありがとうございました。 This one is first class.
when you start reading at school. You go to school and you get this book. Arigato. You can see this mountain, and in the summit, the top of the mountain, there is located Tamaki Shrine. Tamaki Shrine is a very famous shrine, and so many people from this area or Tosuka village believe in this shrine. As a result, this could be a very beautiful visual object. So it has a very nice contrast between Lucas' work and their stone walls. meie jaoks teeb eriliseks selle konstruktsiooni veel asjaolu, et me suutsime seda valada ühe korraga nii seinad kui laed. Alustati kõige väiksemast tünnist ning liiguti edasi suuremate tünnide pooli koos lagedega. Ja seinte ühendusi on näha ka siin juures oleval, kus ühe tünni sein läheb edasi sujuvalt teise tünni välisseinaks ning kui selle raketis eemaldada, siis on näha huvitav kajaka tiibu meenutav kuju, mis kordub iga tünni ühenduskoha juures. Täna uus päev, 1. juuli, ilus päev. Hakkame seda monstrumit lahti võtma. Nädalaplaan näeks meil ette suurusjärk niimoodi, et meil on täna kruvimise, koksimise päev. Homme siis teisipäev, kolmapäev, neljapäev meil on kraana, millega me üritame saada kõik väliskilbid lahti ja äkki siis nädala lõpuks õnnestub tekitada paar silindrit, mis on siis täitsa puhtad ja Lukas saab oma helikatsetuse ära teha, eks ole. Concrete works perfectly as a liquid stone to give my ideas to form. I can really do what is needed, and I can get these strong walls, which are really important for the resonators. And so, since these are like works which are meant to stay longer and they're outside, they have to be resistant. And in this way, we can work very precise with this material. And I started really to appreciate the properties of concrete. And also, if it's worked nicely, then you get this wonderful skin under the superficial, which is so important also for sound, because like a polished superficial is the best. You can reach the best result acoustically, and this is so important. So I'm made really friend with the material.